Tere kõigile! Esimene töönädal Brüsselis on lõppenud, aga selle lindistust ei tee ma ei Tallinnas ega Brüsselis, ma teen seda Loksal. Nii et kui ma ekraani natukene liigutan, siis te näete taga Loksa kirikut ja ma liigutan seda ise, mida võib aimata minu värisevast käest. Olin täna Loksal selleks, et kohtuda Loksa gümnaasiumi õpilastega, rääkida nendega välispoliitikast, Euroopa Liidust, Euroopa Parlamendist, aga rääkida ka nende tulevikust. Millisena nemad oma tulevikku tahavad näha ja mida nad peaksid selleks tegema, et nende unistused täituksid. Aga nüüd tagasi Euroopa Parlamendi juurde. Eelmine nädal oli töine, aga ta oli ka selline ettevalmistav nädal. Näiteks kohtusid sotsiaaldemokraadid voliniku Ylva Johanssoniga, kes tutvustas meile esimesi põhimõtteid, millega komisjon tuleb lagedale või mida komisjon toob liikmesriikidele ja Euroopa Parlamendile seoses migratsiooniga, kuidas muuta Euroopa Liidu migratsioonipoliitikat solidaarsemaks, aga selliseks, et riikidele jääks otsustamisõigus, kuidas võidelda illegaalse migratsiooniga, mida teha kuritegevusega, millised peaksid olema suhted nende riikidega, kust tegelikult migrandid saabuvad, ehk lähteriikidega. Need olid praegu väga esimesed mõttevahetused, komisjon esitab oma ettepanekud lähiajal. Mina lendan Indiasse, kus sellel nädalal toimub julgeolekukonverents. Ta on analoogiline konverents võib-olla Lennart Meri konverentsiga Eestis. Ta keskendub piirkonna küsimustele, aga loomulikult keskendub ka rahvusvahelistele küsimustele, nii et minult oodatakse Euroopa Liidu välispoliitika hinnangut, aga oodatakse ka ettekannet selle kohta, millisena lõpetas küberjulgeoleku komisjon, milline on meie raport, nii et mul on väga hea meel ka seda tutvustada. Ja loomulikult hakkan ennast ette valmistama kohtumiseks Genfis, mis on jaanuari lõpus ja kus mul on väga suur au osaleda ÜRO peasekretäri nõuandekojas desarmeerimise küsimustes. Eks ta natuke üllatav oli see kutse. Eks ma natukene mõtlesin ka, sest relvastuskontroll, desarmeerimine ei ole päris teema, millega ma oleksin tegelenud aastaid. Aga pärast seda, kui ma suhtlesin peasekretäri asetäitjaga, selgitati mulle, et minult oodatakse eelkõige panuseid küberturvalisuse valdkonnas, tehisintellekti kasutamise valdkonnas. Ja need teemad on teemad, millega ma olen tegelenud, nii et ma loodan, et ma saan panustada töögrupi töösse. Olen seal sõltumatu eksperdina, olen ainuke ekspert Ida-Euroopast ja ma loodan, et saan esindada seal enda vaateid, Eesti vaateid ja ka laiemalt neid vaateid, mis muudavad maailma turvalisemaks ja rahumeelsemaks. Kõike head ja kohtumiseni nädala pärast juba New Delhis.